No me oleme nüüd rääkinud pikalt ja põhjalikult sellest, kuidas ja millega oma näonahka hooldada ning nüüd liigume edasi teema juurde, kuidas oma kehale võiks head meelt valmistada. No ma arvan, et siin sügise hakul taimassaaž võiks olla küll üks variantidest, kuidas ennast ja oma keha rõõmustada. Ja loomulikult taimassaaž on väga kasulik kehale, kuid siin Royal Thai massaažisalongis ei paku me pelgalt taimassaaži, vaid ka väga palju erinevaid teisi massaažiliike. Pakume ka klassikalist massaaži ja tselluliidimassaaži, tai jala ja käemassaaži. Ja samas on see äärmiselt mugavalt kesklinnas. No absoluutselt, sest me asume kohe kaubamaja taga, Radissoni vastas üle tee, et samas on ka kohe parkimismaja olemas. Kui hästi sobib selline idamaine salong eestlase argipäeva? See on nagu ideaalne koht, kuhu nagu hetkeks ära pääseda. Tuled siia, naudid tassikese teed, naudid suurepärast massaaži ja saad juba edasi tuisatama igapäevastesse tegevustesse. Kindlasti meeleolu aitab ka luua see sisekujunduse, et sisekujunduses me oleme hästi palju lähtunud idamaistest tavadest. Kõik või enamik detaile on toodud tegelikult taist ja põhjataist, nikerdustega peegliraamid, kaunistused ukseservades ja nii edasi. Kui suur tähtsus venitusel taimassaaži juures on? Ma arvan, et venitus on üks väga olulist rolli mängib venitus just nimelt taimassaažis, et kuna taimassaaži käigus on võimalik venitada selliseid väiksemaid lihaseid, millele inimene ise ligi ei pääse teinekord, kui peale aktiivset treeningut inimesed üritavad ennast venitada, siis sealt ei tule välja. Siis taimassaažis on võimalik siis saada just kätte see efekt, millele inimene ise nagu ligi ei pääse. Sobib see kõigile? See sobib kõigile, ei ole teada, ei vanusepiirangud. Üldiselt vastunäidustused on nüüd küll kroonilised haigused või siis tõsised lihaseliigese põletikud ja ideaalne on taimassaaž samuti rasedatele, et selle müüdi ja lükkaks nüüd ümber, et see rasedus ei ole vastunäidustus. Lihtsalt me valime seal paremad või sobilikumad võtted, ei vajuta võib-olla küll kõiki punkte ja jätame välja mõned intensiivsemad võtted, aga väga hea pingetama anda ja last ootavale emale. Ma tean, et väga paljud eestlased seostavad otseselt taimassaaži kohe erootilise massaažiga. Jah, tuleb tunnistada, et seostatakse, aga tegelikult see on nagu täiesti vale ettekujutuse. Et kindlasti seda meie ei paku. Ja vist hoopis vastupidi, sest et riided ju vastupidiselt klassikalisele massaažile jäävad selga. Just nimelt, et taimassaažis kohe kliendile antakse spetsiaalsed riided selga ja kogu massaaž tehaksegi läbi riiete. Ja meil on üks kõrvu paitav uudis ka, eriti nendele, kes pole mitte kunagi taimassaaži proovinud. Nimelt on võimalik võita taimassaaži seanss siinsamas Royal Thai massaažisalongis. Ja selleks peate teadma õiget vastust küsimusele, kas rasedatele tohib teha taimassaaži. Vastust ja loodetavasti siis õiget vastust ootame nagu ikka meie Facebooki lehele.